Tere, kallis Tom! Tere, kallis Leisi! Nii hea meel on sinuga nüüd siin olla, et ma olen kuidagi väga pikalt soovinud sinuga juba vestelda ja sinu teadmisi kuulajaskonnaga jagada. Ja isegi Guatemalas me elasime koos, siis kuidagi ei loonud. Seal oli nii palju muud tegemist, et ei jõudnud podcastini. Mul on hea meel, et sa nüüd siin oled ja siin on õnneks meil kõik hea siuke tehnika ja abivahendid, et saame. Valgust on piisavalt. Valgust on hästi. Ja silt on väga ilus. Ja sina oled väga ilus. Aitäh! Aga räägi natuke alustuseks, et kes meie kuulajatest veel ei peaks teadma, kes sa oled, et millega sa tegeled? Ma arvan, et minu eripära seisneb selles algusest peale, et ma alustasin 15 aastat tagasi rändamist. Ma tabasin nagu ära, et on võimalik elada niimoodi, et oled kas 3 või 6 kuud Eestist ära ja siis rändad erinevatel maadel. Ja kuna ma olen nii palju siis rännanud, et ainukene talv, mis ma siis 15 aasta jooksul Eestis olin, ja siis ma jõudsin ka 10 päevaks Zanzibarile, oli siis, kui see koroona nüüd oli, või oligi eelmine talv. Et see oli ainuke aasta, kus ma siis nagu Eestis olin ja muidu ma tegelikult sõidan nagu kas augustis või septembris ära ja tulen tagasi kuskil mais. Ja see on mul võimaldanud lihtsalt olla hästi palju erinevates kultuurides ja panna ennast nagu võimalikult palju ebamugavatesse olukordadesse, aga võimalikult mugavalt. Ehk siis ma arvan, et ma olen nagu jõudnud elada selle ühe elu jooksul väga palju elusid. Sest väike elu on Guatemalas ja siis on Tais elu ja siis on Indias elu ja uued sõbrad, igale poole lähed nagu nullina. Ja minu siukene isiksuse tüüp human designi järgi, kuna mul paljud need keskused on tühjad, võimaldab minna täiesti nagu teise kultuuri, teise kohta ja siis võtta sealt nagu kõik üle, mis on. Ehk siis ma võin nagu mingis mõttes oma identiteedi maha jätta ja siis liituda Krishnaididega ja näpud püsti ja siis võin minna mingi rockbändi ja olla seal nagu tõsise näoga. Et kui ma tahan või siis ma olen hästi muganduv just nagu kameeleon. Ja siis ühest küljest ma pean hästi hoolikalt valima, kus ma olen, sest ma võtan justkui neid inimeste vaibe ja mõtteid ja kõiki asju üle. Aga jah, sellest sai see siis nagu alguse, miks ma nagu siis tegelen nii palju erinevate asjadega. Et ma alguses pärast seda, kui ma olin Eestis siis reklaami õppinud ja teinud isegi telesaadet Paar, ma ei tea, kas sa mäletad seda esimest Paari on ju. Et ma olin seal justkui stsenarist ja siis kõik arvasid, et me kõik mõtlesime selle välja, mis seal toimub ja tegelikult sa ei saa väga midagi välja mõelda, et see oli kõik seal niisugune loomine. Aga ühesõnaga, ma algul arvasin, et minust saab niisugune kuulust tuntud reklaamimees ja ma olingi, sest ma võitsin tollel ajal kõige nooremalt hõbemuna, vaata need reklaamiauhinnad olid, ma olin 17, siis ma sain selle hõbemuna ja siis ma läksin 17? Jah, mul on see legendaarne värk, et ma olin 16 või ma sõbraga otsustasime, et me hakkame nüüd reklaame tegema. Ja siis ma ei tea, tollel ajal oli Eesti kõige parem reklaamiagentuur Division. Nüüd on ta ka veel, siis ta oli ikkagi nagu võiboss, siis me olime väike, sõber oli ka väike poiss ja väiksed vuntsid olid ees niimoodi. Ja siis me läksime koputasime sinna Divisioni ukse taha, ütlesime, tahame bossiga rääkida. Olime vist 16 on ju. Ja meid lasti sisse ja siis me ütlesime, et tere, me tulime nüüd teile siia reklaami tegema. Et ütlesime kohe ära, et nüüd te annate meile mingi töö on ju, siis me teeme selle ära ja siis me tuleme siia teile tööle. Ja siis see oli nende jaoks nii naljakas, et kutsusid kõik kokku seal ja kõik vaatasid meid ja naersid, aga nad andsidki meile töö ja me tegime selle ära ja siis meil õnnestus, võtsid meid justkui miinimumpalgaga tööle. Ja meil õnnestus siis seal tolgendada Eesti kõige paremas reklaamiagentuuris 17-aastaselt. Ja sealt ma sain siukse nagu loomingu ja kreatiivsuse asja sisse, kuni siis selle ajani, kuni ma läksin reisima ja elasin Hispaanias hipikommuunis. Ja siis seal hipikommuunis mul tuli korra meelde, kuidas seal vaieldi selle üle, kas peab mingi reklaami taust olema nagu roosakas või natuke oranžikas. Ja minu meelest selle üle räägiti nagu, ma ei tea, mitu nädalat. Ja siis ma sain aru, et kuule, sellel ei ole mitte mingit tähtsust. Ja tegelikult ei ole tähtsust ka sellel nagu, et kas müüakse rohkem Mercedeseid või Bemareid. Nagu sain aru, et nagu väga suurt vahet ei ole, et kui mina nüüd panen oma nagu auru sinna alla on ju. Et nagu toetada ühte või teist brändi, millel ei ole otseselt midagi vahet. Ja seal ka toimus mingi krõks mul ära seal Hispaanias olles. Aga kui vana sa olid siis? Ma olin 24, ma arvan. Okei. Et minu mõnda aega olid ikkagi olnud seal reklaamimaailmas sees. Ja siis kui ma läksin tööle kuskil 17 kuni kuskil 24-ni olin see. Ma ütlesin emale ka, et 26-selt ma olen hiljemalt pensionile, et rohkem ma tööle. Ma ütlesin talle pigem seda, et ma tööle rohkem ei lähe ja nii nagu saigi. Et mu viimased tööpäevad jäid sinna kuskile 25. eluaastasse, kus ma nüüd käisin kellegi teise jaoks tööl. No võt, ja siis seal Hispaania metsas ma sain üldse siukse nagu valgustuva kogemuse mingil väga lihtsal viisil ja pidandki narkotsi tegema ega midagi, vaid ma lihtsalt elasin seal metsas, kus oli siukene vaba maa. Ma ei oska, kuidas ma ütleks, siis kujuta ette mingid Eesti kõige ilusamad raba, jõgede, ta oli Hispaanias, siukene täielik paradiis. Vaba maa, kus elas 300 inimest metsas. Igaüks oli ehitanud oma onni ja mõned olid peredega, mõni oli seal kuu, mõni oli seal aastaid on ju. Ja siis mina sattusin sinna ja sain seal järsku aru, et
kuule, et kui ma nüüd elus mitte midagi ei tee, valingi, et näiteks ma ei tahagi midagi teha, siis ma võin siin metsas lihtsalt elada ja isegi seal õhtuti söömas käia, sest nii palju on piisavalt süüa, seal oli mingi süsteem, et iga nädal osteti siis mingi, ma ei tea, 50 euro eest toitu, aga see toit oli umbes 22 kasti. Ühesõnaga turu pealt osteti ära see kõik toit, mis järgmiseks nädalaks ei kõlvanud. Ja see oli niisugune süsteem, et ma sain aru, et kuule, et raha pärast ma nüüd otseselt midagi tegema ei pea, et ma võin siia lihtsalt jääda. Ja siis ma teadlikult mõtlesin, ma teen eksperimendi. Ma nüüd jään siia. Hakkasin sisse elama. Ma jäängi siia metsa elama, ei lähe Eestisse, ei lõpeta kooli ära ja kui vanemad tahavad külla tulla, siis tulevad siia. Ja selle protsessi käigus mul õnnestus siis ennast kõigest niimoodi lahti ühendada, et ma sain mingis mõttes sisemiselt vabaks. Nii et mul oli kõigest nagu kama kaks. Ja siis mul oli veel see, et ma käisin Marokos ka ja kui Marokost tagasi tulin, siis mul sai Marokos niimoodi raha otsa, et mul ei olnud pennigi taskus, ma ostsin viimase raha eest praamipileti, et saada tagasi Hispaaniasse. Ja siis oligi niisugune tunne, mul oli hästi hea tuju endal ja panin tähele, et inimesed hakkasid mul raha andma, ilma et ma oleks küsinud. Keegi küsis, mis teed ja ma ütlesin, et mul on nii lahe mingi, mul ei ole sentigi raha nagu on ja nii põnev ja nii hea on olla, et vaatan, kuidas maailm kannab, siis kõik olid mingi, nii tore, palun, 50 eurot, oled kindel, ma ei küsinudki. Ja siis mingi, oi, kui lahe, kui ma viin su restorani. Siis ma sain aru, et kui sa oled ise heas vaibis, siis maailm nagu täiega kannab. Täiega hoiab. Ja siis sellest hetkest, kui ma sain aru, et ei ole vaja mitte midagi, siis ma tulin Eestisse ja hakkas elu nii jaburalt voolama, et ma sattusin nagu mingisse sellisesse täielikku flowsse. Hakkasin Eestisse tulema 2 nädalat varem, helistab mulle sõber, ütleb, et kuule, mul on Raekoja platsis korter, ma ei saa praegu pikalt rääkida, see maksab mingi, ma ei mäleta, see oli krooni aega, mingi ajuvaba, praegu see ajaks ütleme, et mul on Raekoja platsis korter ja selle üür on 200 eurot. Et sa tuled tagasi, võta see üle, ma sõidan ise välismaale, ma ei saa pikalt rääkida, korteri aadress on selline, võti on Mati all. Tulen Eestisse ja siis lennujaamas kohtan mingit tüüpi, mingi Šveitsi tüüp, et ta oli kuskil elada, seljakoti mees on ja ma ütlen, et kuule, ma ei tea, mul on mingi korter. Ma ei tea, mis see korter on, pole kunagi käinud seal, aga igatahes ma tõenäoliselt saad seal magada. Ja siis see tüüp tuli muga sinna korterisse kaasa ja ma andsin talle parema toa. Mul oli nii kama 2. Siis see tüüp 2 nädala pärast oli seal elanud, ütles, et kuule nii ikka ei saa, et kuule, ma ikka maksaks sulle selle eest, et palju see eratuba maksab siin Tallinnas. Siis me vaatasime netist järgi ja ta andis mulle mingi 2 kuu rendi 2 nädala eest. Ja sellest ühesõnaga, miks ma sellest üldse räägin, et sellest tekkis see, et mingi tüüp tahtis mulle raha anda selle eest, et ta siin on, aga vaatame veel siis, kuidas saab. Ja siis ma ühesõnaga lõin hosteli sinna samasse korterisse. Sest oli turuauk ja ma panin tähele, et seljakoti tüübid kõnnivad tänaval, neil ei ole kuskil ööbida. Mingi siuke koht oli, kus kohti oli Tallinnas vähem nendel aastatel, ma ei tea, mis oli 2008 või 2007. Ja siis tekkis minu esimene nii-öelda äri täiesti spontaanselt, et suvel siis tüübid elasid seal karjakesi minu narides, ma panin seal narid püsti on ju, teenisin suvega raha ja siis hakkasin talviti välismaal käima ja siis tihtipeale ma elasingi, ma ei tea, võib-olla 5-6 aastat niimoodi, et suvel teenisin raha, siis talvel reisisin ringi ja nii kui Eestisse jõudsin, sai raha täpselt otsa, aga siis tuli nagu uus ring peale. Et siis hakkas tekkima niisugune loomulik mingi viis siis nende raha teenida nende hosteritega ja siis ma lõin nagu mitu hosterit. Ja nüüd isegi ka praegu minust on saanud, keegi ei teagi, ma võiks tegelikult öelda, et Tom Valsberg mitte päevalaulik, vaid kinnisvara haldur. Tegelikult ma olen tegelenud 15 aastat erinevate kinnisvaradega, neid välja rentinud, korral teinud hostereid, et võib-olla see on palju nagu väärikam tiitel, tundub tõsiselt võetav mingi väelaul või mingi värk on. Ettevõtja siis ka. Ja siis ühesõnaga nende reiside peal ma siis esiteks hakkasin õppima muusikat, sest mulle lihtsalt meeldis, istusin igast kuulsate kitaristidega koos kuskil metsas või suvaliselt sain nendega kokku ja sellisel viisil ei pidanud mul nagu kuluma aastaid nagu niimoodi noodist õppides kitarri õppima, vaid ma sain lihtsalt, võtsin inimestelt nagu otse vaibiga siis mingi oskuse. Nüüd ma siis mingi hetk ma tabasin ära, et nii on minu jaoks kõige kiirem õppida ja siis ma hakkasin õppima igasuguseid asju. Ja siis ükskord, kui ma olin Austraalias ja Uus-Meremaal, siis oli see lugu, et mul olid seal paar juhusuhet, on ju, ja millegi pärast sellel hetkel lihtsalt lambist hakkas tekkima siuke olukord, et magasid kellegi naisega ära ja pärast seda suurt pauku, on ju nagu ikka, tavaliselt on, järsku naine enam ei meeldi. Ja mina mõtlen, mis mul viga on ju, et ei, no vale naise valisin, mingi värk on. Ja siis, kui 3 korda oli seda juhtunud mingi 2 kuu jooksul ja jälle nagu armumistunne ja super äge ja nii kui ma siis nagu magan naisega ära, siis pärast seda mingi ei taha naist näha, tõmbun eelmane, siis vaatan, teeb naise laiget ka siukene asi, tekib lähedus ja siis ma vihastasin täiega enda peal, ma ütlesin, midagi on viltu, ma ei saa mingi seksuaalsusega, mingi kalamol, ma ei huvita, ma olen budistiks ära nagu, sõidan Taisse, lähen nagu
ma mäletan, ma vihastasin kohe selle peale, ma ütlesin, nii ei saa, aga reaalselt oligi nii, et ühel õhtul on naine nagu tore ja siis pärast seda nii-öelda ööd või pauku on siis mingi ja siis ma sõitsin Taisse selle eesmärgiga, et hakata nii-öelda meditatsiooni ja minna nagu enda sisse ja suvase värk, et mina niimoodi ei taha mingi naisi sebida, et iga kord nagu uus ja värk ja keegi saab haiget. Ja siis enne seda, kui mul hakkas see Vipassana kursus seal, vaatasin seina peale, et tantra kursus 5 päeva. Ja seal oli täpselt need küsimused. Umbes seal plakati peal mingi, miks sa mingi pärast pauku ära väsid? Miks mingi kaotada atraktsiooni seksuaalsuses? Kuidas hoida mingid suhteid pikemalt? Mingi okei. Ilmselgelt oleks vaja nagu sinna minna. Ja siis, kui ma käisin sellel 5-päevasel kursusel ära, mida ma praegu nimetan nagu teadlikuks seksuaalsuseks, sest ma seon igasuguseid, mitte ainult tantrat, vaid ka taoistlikke õpetusi, igast Aafrika õpetusi, siis pärast seda ma loomulikult sinna, ma pärast käisin küll Vipassanas ka aastaid hiljem, aga ühesõnaga ma munkaks ei läinud, sellepärast, et ma sain vastused kõikidele oma küsimustele, mis puudutasid seksuaalsust just selles mõttes, et mis selle seksuaalenergiaga siis teha, kuidas ja miks ta ära kaob, miks sa vahel kaotad atraktsiooni, kuidas kaob nagu polaarsus suhtes ja see nagu lahendas need küsimused niimoodi minu jaoks ära ja võib-olla paljudele meestele, kes alustavad seda teed, on ju, see teatud printsiibid selles teadlikuks seksuaalsuses on nagu nii vastupidised, et pärast seda, kui ma mingi 6 aja pärast mingi naisega magasin, siis mul oli siuke tunne, nagu ma oleks süütuse kaudanud. Selle protsessi sisu nagu oli nii palju minu jaoks muutunud, selle seksuaalakti või, et mul oli siuke tunne, et ma teen mingit täiesti uut tegevust, mis on kordades sügavam, kordades ägedam ja kuna siis seal on niisugused praktikad, kus inglise keeles on see semen retention on ju, ehk siis õpetatakse, kuidas eristada orgasmi ja seemnepurset, mille tulemus on siis see, et kui sa seksid, naudid ja seda seemnepurset ei teki, aga tekib naudingut võid ikka saada, siis kogu see energia jääb kehasse alles. Nii et esimene siis niisugune jabur asi oli see, et ma õppisin energiat üles tõmbama, sest põhivärk on seal see, et see energia koguneb siia alla tšakratesse on ju ja kui sa seda nagu välja ei lase, siis lähed munad siniseks ja üldse oled kiimane. Kui mehed lihtsalt lõpetaksid nii-öelda paugutamisega praktikaid ei teeksid, siis oleks lihtsalt ühed kiimakotid. Ja ma olen kuulnud ka, et see mingi blue balls ja kõik need väljendid vaata, et nagu hakkab ebamugav. Et ühesõnaga see teadlik seksuaalsus annab siis põhimõtteliselt lihtsalt praktilised nõuanded, kuidas see energia, mis sul siin on, tõmmata seda ülesse poole oma kehasse, omale pähe, ükskõik kuhu, mille tulemus on see, et sa oled justkui nagu mingi aurulaev, kus kogu aeg viskatakse kütet alla, on ju, aga see katel nagu ei plahvata, vaid sa õpid nii-öelda sealt katlast auru välja laskma ülesse. Ja see tulemus on see, et pärast seksi sa teed pool tundi jõutrenni. See on ebanormaalne, on ju. Mees pärast seda, kui ta 2 tundi seksib, läheb ta jooksma, mis asja. Või läheb mingi, mul tuli praegu hästi hea mõte, ma lähen kirjutan raamatut edasi. No kuule, ei ole, on ju. Nii et põhimõtteliselt siis need praktikad, mida ma siis seal õppisin, õpetavad meestele, kuidas siis eristada orgasmi ja seemnepurset ja siis ma ei ütleks, et ta nüüd kunagi enam seda seemnepurset ei saa või kaotab üldse võime seda saada, aga teeb seda lihtsalt harvemini. Ja harvemini on siis nii, et võib-olla alguses siis korra nädalas, hiljem, kui ta saab aru, et need on muidugi siuksed teadust on ka siin väga palju taga, et umbes kuskil 5 päeva pärast, 3-5 päeva pärast peale pauku nii-öelda hakkab mehe testosteroon tõusma ja tõuseb kuni 3 nädalat. Nii et mees on oma peak performances umbes 3 nädalat pärast viimast seemnepurset, kui me räägime testosteroonist ja niisugusest vitaalsuse kohast. Ja sellepärast sellest ei ole palju ka räägitud, aga paljudel praegu on jalgpalluritel, tõstjatel, paljudel lepingutes sees kirjas see, et ei tohi vähemalt 3 nädalat paugutada. See ongi see 3 nädalat on see threshold. Ma olen kuulnud, et mingi ala 5 päeva enne võistluse ja mingid süksed. Ja see on piigib ta kuskil, sest ta hakkab 5 päeva jooksul ta enam-vähem taastub, siis ta hakkab nagu nüüd vaikselt tõusma, aga see tõus ei ole nüüd enam järsult, kuni 3 nädalani ta nagu tõuseb ja siis mees on oma niisuguses täisvormis, on ju. Ja see ongi siukene, ma arvan, et siukene mehe siukene
võib-olla keskmise mehe niisugune normaalne viis, kui tihti ta võiks seda teha, ongi umbes 3 nädalat. Tundub ka ajuvaba on ju alguses, kui sa oled harjunud ikkagi peale igat seksmis nii-öelda seda energiat siis välja laskma, siis ma arvan, et iga mees võib jõuda sinna kohta, mis selle tulemus ongi see, et energiat jääb nii palju alles. Kuna seda energiat ei kaota, on ju, see kuskile ei plahvata, siis see energia jääb sulle alles. Mina ärkasin seda alguses, et ma hakkasin varem ärkama lambist. Jah. Jabur, tund aega varem lihtsalt läheb uni ära ja vajad vähem und, on ju. Nii et kõikidele meestele, kes mõtlevad, et noh, kuule, et tore oleks, kui oleks rohkem energiat, tore oleks, kui ma oleks vitaalsem, tore oleks, kui ma saaks seda kasutada nagu erinevatel viisidel, sest tegelikult ega mingit muud energiat ei olegi kui see sama seksuaalenergia, mis meie siit all koguneb ja see on eluenergia, see on see chi või prana või mida iganes on ju. Ja kui me vaatame neid tantristlikke, taoistlikke õpetusi, siis see on mehe jaoks kõige suurem energiakulu. Lihtsalt ütleks seda, et selleks, et see spermatoote läheb kogu kaadervärk nagu tead, lased selle nii-öelda paagi tühjaks, on ju, siis kogu energia läheb sinna ja hakkab seda tootma. Ja tundub küll, et kuna me oleme seda harjunud tegema, et see on nagu just mingi lõputu protsess, aga selle protsessi nagu tegemiseks ta võtab mujalt energiat ära. Samal ajal just kui muu läheb nagu pausi peale. Ja minu jaoks on see niisugune nagu elustiil, mida ma siis tahan teistele edasi anda ja meestel just sellepärast ka, et kui me vaatame statistikat nagu see on see kuulus näide, mis Playboy ajakiri tegi, ma ei tea, mis 40 000 mehe sees Ameerikas on ju, kus kui pikk oli 70-ndatel see nii-öelda vahekorra aeg keskmine. Ja sellest hetkest, kui sisse pandi, selleks hetkest, kui pauk toimus, mis sa arvad, mis see võis olla? Ma ei juurde ette. Tundub mingi väga väike, minutid ilmselt, mõned minutid. Ja, et see oli 70-ndatel oli 10 minutit ja 80-ndatel oli midagi juhtunud, see oli 5 minuti peale. See isegi läks väiksemaks. See läks väiksemaks millegi pärast selle mingi 10 aasta jooksul nad tegid 2 uuringut. On ju. Ja muidu nagu, et ei olegi probleemi, aga probleem on selles, et naine saab sügavamaid orgasme üldiselt 20-25 minutis alates. Kui me räägime, sest kuna orgasmi saab jaotada nendeks, mis plahvatavad justkui välja poole, naistel kliitori orgasm ja tupe suu orgasm ja siis on sellised sügavad orgasmid, kus naine on 20 minutit mingis blissis on ju. Et selleks, et niisugust sügavamat orgasmi saada, mis nagu täidab nii hingelisel kui kehalisel kui erinevatel tasemetel, läheb tavaliselt lihtsalt palju kauem aega. Aga kui mees tuleb 15 minuti jooksul ära, siis seal ongi niisugune orgasmi nii-öelda gap, kus naine ei jõua nende sügavamate orgasmideni ja mees tuleb lihtsalt varem ära. Muidugi see on see, et õnneks paljud ei teagi, et need eksisteerivad. Paljud naised, neil pole õrna aimugi, et midagi sellist võib üldse olla ja sellepärast ei oskagi nagu puudust tunda ja sellepärast võib-olla tundub, et väga tore, et kui on see kliitori orgasmgi, mis kestab kiirelt, on ju, jätab natuke äreva tunde ja siis hea, kui seegi on ja see ongi, et hea, kui seegi on, et parem kui mitte midagi on ju, et kui see kliitori teema tuli nüüd eelmise sajandi alguses ja keskel tuli teemaks, siis oli ikkagi positiivne, sest mindi nagu nullkohast, sellest, kus mees nagu üldse naisega ei tegelenud. Kui me siis räägime nii-öelda naiste naudingutest, siis on see ikkagi suhteliselt uus teema. Ehk siis, mitte nüüd nii uus, aga ütleme, et 100 vana teema. Et võib-olla varem oli niisugune teema üldse käsitlusel kuskitel õukondades ja mingite ülikute juures, Hiina keisrite juures, aga üldjuhul nagu lihtrahva seas niisugune asi, et naisel peaks kuidagi mõnus olema, on täiesti nagu, see oli teadmatu täiesti teema. Mees tuli töölt koju, ajas oma asi ära enda rahuldamiseks, sest vaata, kui mees on kuskil stressis, on ju, siis kui see energia siia koguneb, et ei ole tasakaalus, on ju, siis tahab mees nagu nii-öelda nagu selle energia kuskile mujale saada. Ja siis kõige lihtsam viis on see energia nii-öelda ära lasta, kuna ta ei oska seda muundada. Nii et see on niisugune esimene seksuaalrevolutsioon, võiks öelda, oli siis nagu eelmise sajandi alguses on ju, kus hakati siis nagu rääkima sellest üldse, et kuulge, aga see asi võiks nagu mõnus ka olla. On ju, siis see kulmineerus seal niisugune 50-60-ndatel niisuguse suure kliitori buumiga, ehk siis, kus avastati need kliitori orgasmid ja ühest küljest väga tore, aga teisest küljest oli see kultuuriliselt päris suur probleem, on ju, sest kui me vaatame seda idüllperekonda selle 60-ndatel Ameerikas, siis naine oli mingi mees tuli õhtul, tahtis saada, on ju, aga naine ütleb, et kuule, mis asja, ma olen sinna, ma teen ise ja sa tee ise ja
siis lähme koos sööme, et kuna nagu mehega koos mingit suuremat rahuldust ei olnud ja naine õppis oma kliitoriga ise rohkem nagu paremini seda käsitlema kui mees, siis tekkiski nagu siuke olukord, kus mehed nagu oli mingi, miks te, naised ütlesid, et mingi vabandage väga, siis probleem on siis ka selles, et kliitori orgasm on kõige mehelikum orgasm. Ta viib naise niisugusesse mehelikku energiasse ja siis nendest naistest saidki nagu osaliselt nagu mehed. Kuigi seal see rahuldatus oli ka seal sees, aga see tekitas jah kultuuriliselt nagu niisuguse nagu lausa probleemi mingis mõttes. Nii et mees oli hädas, naine oli hädas ja võib-olla siis et miks siis ei ole olnud, miks me peame vaatama mingi idamaadesse ja Aafrikasse ja otsime kuskilt mingi võõrastest kultuuridest neid seksuaalteadmisi ja et asi on väga lihtne, on ju, ilmselt sa ka võid öelda, mis see põhjus on, mis see peamine põhjus on, miks viimased mingid 2000 aastat meil seksist ei räägita. No selle ikkagi religioon. Me oleme sündinud patust, on ju, ja kristluses ja kõik see, mida tehakse, seda tehakse kuskil. See on huvitav, kui me mõtleme nagu idamaade peale, seal on religioon ju isegi kohati nagu tugevam, on ju? Jah, aga seal on religiooni põhimõtted teised. See ongi vahet nagu, et selles meie konkreetses religioonis on tegu nagu patuga ja siis kõige liberaalsemad siis nagu usuvoolud siis ütlevad, et meie sellest ei räägi. Aga mingit õpetusi ka ei ole, on ju. Et see on siis see taust, miks Euroopa kultuuridest puuduvad mingid õpetused ja võib-olla mingis paganlikes kultuurides midagi on, aga need olid siuksed robustsed kultuurid, seal ei olnud mingi, et istume maha ja vaatame silma, mis tegelikult on teadliku seksuaalsuse alus, on ju. Nii et jah, see kristlus on siis see üks pool, mis selle on tekitanud ja teine asi, on ju, miks on see nii oluline just praegu meil ja Eestis, on see, et vaata, kui venelased Eesti siin ära vallutasid, on ju 40-ndatel, siis oli kogu seksuaalsus tabu. Nii et ehk siis nagu meie nii-öelda vanaemad, sinu ja minu vanaemadel ja vanaisadel puudus null seksuaalharidus. Sellepärast, et aastast 45 kuni 78 ei olnud siukest osakonda ka nagu seksoloogia või nagu kogu arsti nagu kujutate meditsiinis nagu suhted ja seksuaalsus, seda ei olnud. Seda nagu Vene ajal ei olnud. See oli kõik nii suur tabu. Ehk siis see lõigati välja ja mõtle, kui sa ei ole kunagi kordagi kellegiga saanud seksist rääkida, on ju. Ja meie vanaemad, vanaisad olid need, on ju, nad ei osanud ka meie emadele, isadele midagi edasi rääkida ja nüüd siis on internet levinud, et nemad võib-olla midagi õppisid, aga meil jäi nagu põlvkond vahele, et midagi üldse sellel teemal rääkida. Ja mulle ikkagi tundub, et see on veel täna ka veel tabu nagu. Täna on ka veel tabu, jah, endiselt on tabu. Ja siis ongi see, et just kui tundub nagu, et kes see siis seksida ei oska, on ju? Jah, nii lihtne tegevus. Ja see on nagu väga lihtne tegevus, on ju. Ja selles mõttes, et selles mõttes seksida oskavad küll ja lapsi oskavad ka saada, on ju. Aga kuidas see oleks niimoodi, et see oleks sügav, et see oleks hingeliselt siduv, et see oleks nii, et mõlemad saaksid orgasmi samal ajal. Sest kokkuvõttes, kui me läheme nüüd sinna kohta, millal mees võiks orgasmi saada, siis mina ütlen, et ainult ühel ajal. Siis, kui ta saab naisega koos. Et see on ka ainuke koht, kus ma olen igasugustest vanadest, ma olen hästi palju raamatuid lugenud, mingi 30-40 on ju kõikidel nendel teemadel seksuaalajaloost ja ainuke asi, mis sealt välja tuleb ja mida keegi ei oska siis nagu täpselt veel seletada, on see, et kahtlemata, kui sa lähed ikka paast sellele, et kui mees oma paugu ära paneb, tegu on lihtsalt energiakaotusega ja suht mõttetu energiakaotus, nii kui sa lähed taoismi, tantrismi, mingitest baasasjadesse. Ja kõik nad, isegi mõned seksoloogid jõuavad sinna kohta, aga mingi värk on, et kui mees ja naine saavad samal ajal orgasmi, siis toimub mingi kummaline energiavahetus. Peale mida see mees võib justkui olla et ta ei kaodanud seda energiat, just kui füüsiliselt kaotas, aga energeetiliselt ei kaodanud. Ja see on üks asi, mida ma siin tõestada ei oska, sest paljusid asju, mida ma räägin, ma võin väga teaduslikult ära tõestada. Aga seda ma tõesti täpselt ei tea. Et seda ei ole suudetud veel nagu kuskil ära põhjendada? Ma ei ole vähemalt leidnud. On ju. Miks on nii, aga miks paljud, kes on asju uurinud, ütlevad samamoodi nagu mina, et
ma olen nagu päris veendunud, et see nii on, aga ma täpselt ei saa aru, miks, aga sest see on vaata, asi on nagu energiamaailmaga, aga meie tavateadvuses energiat ju sellisel viisil ei eksisteerigi. Eksisteerib ainult seemnevedelik ja mingi kaotus selles mõttes, aga et noh, keegi kuidas energiat kaotab, on ju. Aga see nagu kontseptsioon, sa räägid sellest, et kui mees nagu päriselt toimub see seemnepurse, et siis on see okei, kui see on naisega samal ajal. Seal on üldjuhul on mehel igal juhul energiakaotus ja ka sellel juhul on ilmselt energiakaotus füüsiliselt, sest seemet tuleb nagu juurde luua, aga millegi pärast on siukene mingi olukord, et see mees ei kaota energeetiliselt seda energiat, kui ta seda justkui suudab teha. Ja sellepärast ma tahakski, et kõik paarid võiksid jõuda enam-vähem sinna kohta, oleks ju tore. Et kui saadakse orgasm, siis koos, on ju. Ja mees suudaks, mis need põhihüved sellel asjal on, mida ma üldse õpetan ja räägin, on see, et mees võiks kontrollida oma seksuaalenergiat sellised viisil, et ta laseb selle paugu välja siis, kui ta ise tahab, nagu valib. Arvestades kõike seda, et kuule, mul on homme vaja mingi head ajutööd teha, ma jätan selle energia nagu parem alles ja teen selle ära. Aga enam jaolt on meeste jaoks ikkagi see nagu siukene, kas ühest küljest nagu selle seemnepurske sõltuvus, on ju, või teisest küljest see, et nad lihtsalt, see on nagu ootamatu asi, ei ole nüüd, sest seal on siukene koht nagu piiripunkt, on ju, point of no return, ja mehel on see tavaliselt nii hägune maa, et ta on nagu justkui seksib seal väga enesekindlalt ja siis sekund murdosaga on ta sellises kohas, kus ta on üle piiri. Ehk siis mina õpetan meestele tehnikaid, kuidas nad jõuavad selle nagu piiri selgeks saada, kus kohas neil see koht on ja nad õpivad selle asemel, et see pauk ära, ma alati küsin mehe käest, et kas sa sooviksid nüüd siis 3-5 sekundit seda kõige hullumat kärakat, aga või ma pakuks sulle nagu, ütleme, et see on 100%, aga ma pakuks sulle 15 minutit 85% sellest. See kestab pikalt, mõnu ei ole see viimane kärakas, on natsa vähem, aga kestab, kujuta ette, 5 minutit, 10 minutit on ju. Kui me räägime naudingust, sest kõik tahavad ju naudinguid saada, on ju. Et see mehe kummaline siukene nii-öelda iga kord paugutamine on ikka, just ma nimetan seda, et kui mäe otsa ronimine niimoodi, mees ruhib see nagu seksuaalne, ronib mäe otsa, tahab nagu midagi saavutada, aga siis ta jõuab sinna, pistab sealt pea üle selle mäe, nõlva, näeb päikese tõusu, aga kaua see päikese tõus kestab, või see ilus ja korraks. 1, 2, 3, 4, see on nagu maks suhteliselt, kui tal just ei joppa või mingi korra aastas oli mingi pikem variant. Üldjuhul see nagu asi, mille nagu järgi rühitakse, kestab 3-5 sekundit ja pärast seda on mees kutu. Ja loomulikult see on võimalik ka, et mida noorem mees on, et võib ühe joo jooksul kõvemad mehed siin panevad 3 ja 5, 7 raundi. Aga sellega on väga lihtne, et kunagi ei ole see 7. raund kõige vägevam. See kurv on selle, et esimene on kõige suurem pauk, järgmine on juba natukene ja lõpuks on siuke tunne, et mul tuli pauk ära, aga ma ei saanudki seda naudingut. Et kui me räägime naudingust, siis sellest suurest paugust on palju võimsam piiri peal mängimine. Naised saavad sellest nagu paremini aru, aga meestel on nagu väga siukene nagu, ühest küljest see ka, et mees on ju niisugune eesmärgipärane. Ta tahab jõuda mingi eesmärgini. Nii et siis see esimene eesmärk on see mehe pauk, et saaks sellega ühele poole, siis targematel meestel on juba teine eesmärk, et naist rahuldada, juba palju parem eesmärk on ju. Aga mingis mõttes kaob see eesmärk üldse teadlikust seksuaalsuses ära. Ma alguses ajangi meestel juhtme kokku selle kohta, aga siin ei ole mingit eesmärki. See on nagu rännak. See on nagu lõputu rännak, kus sa nagu ratsutad partneriga koos mägede aasade peal ja mäed lähevad järjest nagu sügavamaks ja ägedamaks ja vaatad lähevad ilusamaks. Ja mida vähem sa energiat kulutad, seda kõrgemale sa justkui nagu jõuad. Nii et jah, nende praktikate tulemusel on mees vitaalsem, ta õpib selgeks naise kehas väga palju erinevaid punkte, mida me ei tea, sest me teame väga, meil on väga siuke primitiivne arusaam. Taoistidel ja tantristidel, nemad on naise keha täpselt seest ja väljast ära kaardistanud ja teavad, millisele nupule vajutades nii-öelda energia teatud kohta liigub. Ja kuigi see ei ole nagu täiesti universaalne, on need tendentsid ikkagi väga nagu sarnased.
nii et siin on nagu jah mitu poolt, üks on see mehe enda energia hoidmine, minu arust ma arvan, et mehele võiks see olla nagu kõige baas. Kuule, et kui sa tahad nagu elus midagi saavutada, ägedaid asju teha ja olla vitaalne, siis sa võiksid energiat nagu vähem kulutada. Ja ma saan ikka aru, et mehel justkui on ikkagist vaja seda eesmärki ja see on see eesmärk. Ja see võiks olla see eesmärk, et kuule, sa tahad ju pappi teenida, sa tahad, või tahad sa treenida oma keha. Kui sa täna nagu ei lase välja, siis sa homme treenid oma seda keha palju nagu... Aga kas mehed tunnevad seda kohe või? Mida seda no seda tulemust, nii et ütleme nii, et ma nüüd üks õhtu ei tule, kas ma siis juba järgmine päev juba tunnen mingit erinevust? See on ikkagi pikem protsess, sellepärast, et see vajab teatud praktikaid ja ma ütlengi, et kui lihtsalt keegi nüüd kuuleb mind siin, et ma nüüd rohkem ei pauguta, siis ära tee seda, parem läheb edasi. Sul on vaja teatud kindlaid harjutusi, sul on vaja sisemised lihased ära treenida esiteks, et seda pauku nii-öelda kinni hoida ja teiseks on sul vaja õppida hingamisharjutusi, et seda energiat üles tõmmata. Mille tulemusel sa lõpetad üldjuhul kas siukse nagu seksuaalakti, ükskõik kui pikk ta on niimoodi, et kogu keha suriseb, sa oled tõelik nagu siukene härg, või siis tõmbad isegi pähe, et võid langeda meditatsiooni, siuksesse mõttevaikuses, et oleneb, kuhu sa selle energia tõmbad. Et see väga oluline aspekt selle kogu asja juures on tegelikult see, et sa õpid seda energiat muundama. Täpselt, see on nagu põhibaas. See energia tuleb sealt samast kohast ja kui muidu mehel käib niimoodi, et tõmbab energia siia ja siis laseb siit samast välja, tõmbab energia siia, siis laseb siit samast välja, siis nüüd me tõmbame energia siia, tõmbame selle kehasse, tõmbame siia, tõmbame edasi. Ja selle tulemus ongi see, et minu jaoks on see muutunud juba nüüd, vaata kui see mingi hetk, kui sa hakkad tervislikult toituma, siis alguses ilmselt on paha esiteks. On ju, ei ole hea, on ju. Keha hakkab puhastuma, siis mingi hetk on juba väga hea ja siis mingi hetk sa harjud selle väga heaga ära. Et minu jaoks on ilmselt juba see muutunud nagu tavaliseks. Minu vitaalsus on juba täiesti teises kohas, kuna mul on teatud praktikad, kas ma siis korra kuus paugutan või korra 2 nädala tagant, vahel mul on olnud pikemaid nagu pause, aga ma kogu aeg nagu reguleerin seda just sellega, et nagu ma ei oska öelda, et niisama nagu ei raiska, kui ei ole just põhjust, kui ei ole just mingit rituaali. Nüüd ma täna õhtul selle naisega, üldjuhul ma tunnen ennast alati palju paremini samal õhtul ja järgmisel hommikul, kui ma nagu see energia jääb nii-öelda alles. Aga ühesõnaga, et oluline on ikkagi meestel selle kogu protsessi juures see õppimine, et kuidas seda energiat ikkagi siis suunata, et mis seal need süüksed nagu ohukohad on või on üldse midagi või? Et kui nüüd mees ei oska seda energiat kuidagi muundada ja ta lihtsalt hakkab ennast kuidagi piirama. Kui ta ei tõmba seda energiat üles, siis ta lihtsalt muutub kiimaseks. Siis ta käib ringi ja on vihane ja kiimane, sest talle energia ei liigu siit ülesse. Ja selleks on vaja teatud harjutusi. Siis kuna... No ilmselt see ongi see, mis juhtub enamjaolt. Siis ma arvan, et mehed tunnevad seda, siis tunnevad seda viha. Ja teine asi on see, et kui sa hakkad nagu tahad jõuda multiorgasmideni, siis ei ole nüüd nii, et sa lõpetasid paugutamise ära ja järgmine nädal said juba tohutu multiorgasmi. Üldjuhul ei ole. On olnud mehi, kes jõuavad sellele 2 nädalaga, aga ma ütleksin pigem 2 kuud kuni pool aastat on see protsess, mis vaikselt tuleb ja kujutad ette, et kui sa oled muidu harjunud selle saama oma 100% nagu kärakat, on ju, ja sa oled sellega harjunud, sest see on üks kindel värk, nagu ma nimetan seda, et see on nagu see, et lähed sinna lapsepõlve hamburgeri putkasse, kus sa oled terve elu käinud, 8-aastaselt käisin, 14-aastaselt käisin, 25-selt käisin ja saan selle sama hamburgeri, mis maitseb sama hästi. Et see mehe nii-öelda seemne purskega orgasm on selle sama hamburgeri söömine. Ja läbi selle nende praktikate ma siis nagu pakun meestele nagu Rootsi lauda mingis mõttes. Et enam ei ole see üks hamburger, mis maitseb alati samamoodi ja selle söömine on 3-5 sekundit pikk, on ju. Vaid siin tekivad täiesti erinevad dimensioonid, erinevad tunded kehas, erinevad sügavusastmed naisega, mingid siuksed kohad, kus mõlemad seksuaalakti käigus võib-olla nutavad, midagi avaneb, mõlemad naeravad, siin tekib nii palju imelikke dimensiooni, et ma ei oska neid kirjeldagi. Natuke on ikkagi nagu, et see nii-öelda teadliku seksuaalsuse tee viib ikka varem või hiljem mingisse siuksesse kohta, kus vahepeal on siuke tunne, et oled LSD-d võtnud. Tegelikult ei ole, on ju, aga ikkagi nagu, et wow, et mis nüüd värk on, kas me ikka võtsime täna, ei võtnud, me jõime teed nagu. Et põhimõtteliselt energia läheb teatud kohtadesse ja meie ajukeemias siis need, kõik need dopamiinid, serotoniinid ja isegi aeg-ajalt rohkem naistel lööb mingit DMT kogemusi, et see, et sa saad mingi tugeva emaka kaela orgasmi ajal nagu ka mingi visiooni, see tähendab ikkagi DMT natukene ka, on ju. Et need on need kohad, kuhu me tahame minna ja siis võib-olla üks oluline asi on see ka, et selles kohas, kus mida mina nüüd õpetan, ma avan nagu tee siuksesse lõputusse kohta.
Et kui varem oli see üks pauk ja siis mingi see ja siis naine sai võib-olla kliitorgasmi, siis nüüd on need, kuhu me saame minna, on lihtsalt nagu nii lõputu. Kogemuslikult, tundmuslikult ta kogu aeg nagu areneb ja läheb uutesse kohtadesse ja ongi sellised kummalised nagu protsessid, et kui selline teadliku seksuaalsuse suhe on, siis võib-olla märkadki, et oi, naisel jääb energia siia kinni, juba mitu kuud on siin kinni ja siis ühe korra tekib mingi südameorgasm ja ta naerab ja nutab ja läks lahti ja siis avastatakse, et oi, jääb kurku kinni, nüüd kui see energia hakkab üles tulema. Ja siis seal tekib ka teine niisugune terapeutiline aspekt, et võib tekkida mingid vanu traumasid ülesse ja vahel ongi nii, et on mingi periood, kus naisel hakkab midagi avanema ja iga kord nutab. Algust tundub imelik, mis me tulime nüüd seksima ja naine jälle nutab. Või et mehele, kes ei tea, et see on nagu paratamatu, et emotsioonid hakkavad vabanema ja see on ilus. Ja see on teine pool, mida ma siis õpetan, just see, kuidas nagu kohal olla, kuidas hoida ruumi, mis on sellised kummalised terminid, mis see siis nagu tähendab, et kui keegi seal läheb mingisse protsessi, et kuidas siis nagu lihtsalt kohal olla ja toetada, sest mina arvan, et ühes toimivas suhtes, ükski suhe ei saa nagu toimida, kui mees ei ole õppinud naise emotsionaalsust nagu sellisel viisil hoidma ja vahel toimub see hoopis vastupidi. Mees läheb naise energiasse ja hakkab nutma, mida ta ei ole julgenud kunagi teha ja kuidas see naine siis teda hoiab, sest kui mees hakkab nutma, siis võib-olla ebateadlik naine mõtleb, et nüüd mees on nõrk, et mingi hakkab kartma hoopis, kuigi see samas kohas see nõrkuse koht on just nagu avatuse koht, Et need on niisugused teised sisemise mehe, sisemise naise praktikad, mida ma nagu niisugused hilisemates seminarides õpetan. Sest alguses asjad on hästi praktilised. Meestel on lihtsalt, ma teen selle sama asja, mida ma siin räägin selgeks. Tahad, et oleks rohkem energiat, tahad kauem vastu pidada, tahad teada, kus need nupud naise küljes on, et oma naisele rahuldust pakkuda, siis need on väga praktilised asjad. Sa pead tegema selliseid harjutusi, katseta voodis selliseid asju, tee sellist hingamistehnikat samal ajal, kui sa tunned, et sul läheb liiga nagu keema on see asi. Oota, aga kust meestel see soov üldse tekib, et kas nad tulevad sinu juurde, et ma tahan kauem vastu pidada või? No see kogu see värk saigi alguse sellest tegelikult, et mina elasin mingist tohtus tundmatuses, teadmatuses, et ma arvasin, et kõik teavad seda. Vaata, kuna mina 15 aastat tagasi selleks õppisin, see muutus minu elulaadiks ja siis sain ka naistelt kogemusi, et et see oli nüüd nii tiip ja ma ei teinud midagi siin nagu oma arvates. Et olin lihtsalt kohal ja vahepeal vaatan 10 minutit silma talle või ma ei oska öelda, minu jaoks on see, aga vaatasin, et kuidagi, et see mõjus neile kuidagi nii, et mingi enneolemata kogemus, mis minule tundus, et nagu, et aga kuidas siis, mis siis veel tehakse või nagu kuidas. Ja siis oligi, et see oli vist 2000, ma ei mäletaks, 18, 17. Mingi aeg oli, kus 1 kuu jooksul tuli 3 erinevat sõpra mulle, et kuule Tom, ma tahaks ikka uurida, et sa tead nendest asjadest ja et hakkab ja siis mul on see, et kuidagi, et ma ei viitsi väga üks-ühele inimestele rääkida, see on jälle minu inimtüüp vist on ju. Et mul on nagu see, et ma räägiks küll hea meelega, aga ma räägiks selle Eesti televisioonis või raadiosaates või. Ja siis ma ütlesin tüüpidele, et ajage 10 venda kokku, ma teen teile siis selle workshopi ja siis oligi 6 aja pärast oli 10 venda koos on ju ja siis oli minu see tohutu üllatus. Kõik need sõbrad, keda ma arvasin, et juba teavad palju, olid seal kõik mingi kõik see jutt, mis ma siin praegu räägin, et tehnikad olid nagu enamjaolt paljudel ikkagi väga uued ja mõni teadis, aga oli ära nagu nii-öelda soiku jätnud. Ma tean küll, et see on tegelikult hea, aga mul ei ole praegu aega ja elu on nii stressirohke ja kui ma veel selle stressi võtan ka endale peale, et ma nüüd nädal aega ei pauguta on ju mingi harjutusi tegema 20 minti päevas, no kuule, ma ei suuda on ju. Et siis ma sain järsku aru, et kui minu need nii-öelda teadlikud sõbrad ka teavad ainult natukene sellest, siis mida siis kõik teised veel on ju. Et keegi ei tea nagu sellest mitte midagi ja siis ma hakkasin järjest rohkem uurima, miks ei tea ja saingi aru sellest, et kuna meie vanaemad, vanaisad, null oli teadlikkus on ju. Ja siis mingi hetk jõudsime vähemalt sinna kohta, et õpime kellegile naudingut pakkuma. Aga siin on hoopis sisemised asjad mängus, sisemine areng, vitaalsus. Ma mõtlen, kus see meeste motivatsioon tuleb? Mis sa näed, et mis mehi sellele teele nagu viib või kust kohast need sinu sõbrad näiteks sinu juurde tulid, et mis see nende nagu... No osadel on kindlasti ikkagi see, et nagu tahaks ikkagi kauem vastu pidada. Üks asi on see, et kui sul on see oma naine, kellega sa juba harjunud oled, kelle polaarsusega harjunud oled, aga vaata, kui sul nagu tekib selline olukord, kus sul ei ole oma naist ja võib-olla tekivad erinevad naised, kes tulevad erinevate seksuaalenergiatega, täiesti ootamatutega. Sest
inimestel on erinevad energiat ja siis sa tahaksid nagu olla nagu sellises kohas, kus sa suudad kõike kontrollida, ei taha ju kellelgi sääri täis lasta või noh, et see oli nii erutav, ma tulin 5 minutiga ära, et esiteks on see asi, et sa suudaksid nagu ennast täpselt niimoodi kontrollida, et sa kunagi ei tule 5 minutiga ära, noh, kui sa ei taha just. Et üks pool on kindlasti see vastupidavus, et kas sa Tom tõsiselt ka nagu vahel seksid 1,5 tundi järjest või? Jah, vahel mitte iga kord on ju ja vahel ka 3 tundi järjest on ju. Et kui nagu soovi on või aega on ju. Et see on üks motivatsioon on see, teine motivatsioon on kindlasti see, et ikkagi soov nii-öelda naistele pakkuda meeletuid elamusi. Et see on nagu üks tohutu rõõm, kui naine on õnnelik ja vaata, ütleb selle mehele, et sa oled parim mees, kes mul ever olnud on, siis mehele tegelikult kõik tahavad seda kuulda, kes ei tahaks on ju. Et see on need 2 aspekti ja siis 3. aspekt on just see ka, et noh, et mida ma ei saa kohe nagu öelda, aga seda tunned, et kui sa hakkad seda praktikat tegema, on ju, siis esiteks tunnedki, et nagu sa saad minna nagu sinna just jätkata, sest tavaliselt ikkagi seksuaalakt nagu katkeb mõneks ajaks, kui see pauk ära tuleb, on ju. Aga siis sa saad minna piiri peale, saad juba päris siuksesse kohta, lased korraks alla. Ja nad ei ole siuksesse kohta, sa õpid nagu sellega mängima ja sellega kaasneb lihtsalt rohkem naudingut. Natukene tööd, natukene harjutusi, aga rohkem naudingut ja kes siis ei tahaks nagu rohkem naudingut saada. Nii et need on need kohad, et kauem vastu pidada, et õppida siis nii-öelda naise keha tundma, energiaid liigutama, sest seal on erinevad trikid, kuhu siin nagu milliseid kohti puudutada, kas enda või naise kehal, et energia hakkaks sinna voolama. Ja siis lõpuks on siis see vitaalsus on ju ja lõpuks on ka see, et see üldkontseptsioon, et tundub nagu loogiline küll natukene, et keha peab tootma mingit vedelikku on ju. Mina nimetan seda, minu meelest on see umbes sarnane nagu, et nagu aadri laskmine, oled kuulnud, eestlased lasevad aadrit, nii et lastakse verd välja. Ja korra aastas aadri laskmine on hea, veri puhastub, aga üle päeva nagu ei tundu, et hea oleks. On ju, et laseme ikka seda las puhastub. Küll te keha juurde toodab, on ju. Et siin on nagu mingid loogilised nagu kohad. Ja mina väidangi, et seda üldmeeste seda loogilist kohta, kui tihti nad nagu nii-öelda seda energiat välja lasevad, kui nad tahavad teha retsilt tööd ja mõni ongi ikkagi väga edukas. Ei ole kunagi seda juttu kuulnud, aga usu mind, kui ta õpib need jutud selgeks, mis ma talle räägin, ja vähendab oma seda nii-öelda paugutamist, seda, see ei tähenda seda, et ta lõpetaks selle, aga ta vähendab seda, ta hakkab tundma seda, kuidas see vägi kasvab ja kuidas ta, see on siuke koht ka, et kui see seemnepurs ära toimub, siis mees nii-öelda käis mäe tippus ära ja jõudis mäe alla välja. Aga kui sa nüüd on sul seksuaalakt, kus seda seemnepurset ei toimu, siis minu meelest sa energeetiliselt alustad juba sealt mäe tipult. Peaaegu. Ja lähed veel kõrgemale. Ja siis jälle võib-olla ootad. Ja nii et see kuidagi nagu sa oled kõrgemal selles tundes ja selles energeetikas ja seda tahad ju ikka, inimesed ikka tahavad ju võimsamaid kogemusi, sügavamaid kogemusi. Ja need ongi just nimelt võib-olla sügavamad ja mulle tundub palju nagu nii-öelda stabiilsemad, see on see tasakaal, kuhu me üldse igas eluvaldkonnas tahame jõuda, on ju. Et see up and down, see võib olla väga üles-alla, võib olla väga sõltuvust tekitav, et siis just kui ootadki kogu aeg seda järgmist pauka, aga samas see on ka sellepärast, et see põhi on seal teisel pool otsas, on ju. Teisel pool seda pauku või seda mõnu on ju. No ja see mõnu, mis seal nagu, ongi, mis seal teisel pool on ja mis on multiorgasm mehe jaoks ja millised sügavad just nagu hingelised nagu kohtumised nagu naisega, kui sa oled 2 tundi vaadanud silma, paljud ei ole seda elu sees kogenud, paljud ei vaata üldse silma, on ju. Et need kohad on minu meelest need, mis nagu pikaajaliselt nagu elutervet suhet hoiavad. Ja see on siis see teine pool, see suhtluse pool, mida ma ka nagu õpetan ja mis on ka tegelikult teadlik seksuaalsus. See ei ole ainult füüsilised tehnikad, aga üldiselt alustame füüsilistest tehnikatest, sest kui mees ikka 5 minutiga ära tuleb, siis ükskõik kui kohal taga ei oleks, siis nagu sellest, suurt tolku ei ole. Ta peab füüsiliselt ka ennast ümber treenima. Esimene samm on see. Ja meestega, mis veel siuksed nagu tabuteemad ka, et tegelikult pornosõltuvus ei ole nagu naljaasi. Et kui statistikat teha, kui palju seda on ja mida ta tegelikult meie ajuga teeb, see on teine koht, mida on vaja teadvustada nagu üleüldiselt. Sest see viis, kuidas nii-öelda, kunagi tehti see katse rottidega, et pandi siis meesrott ja naisrott ühte puuri ja meesrott kohe
tegi seal 3 korda prõks ära ja siis pärast seda mängis surnut ja seal oli naisrott tahtis nagu lähedust, on ju, meesrott oli mingi, on ju, mängis lolli seal, enam ei tahtnud. Ja siis vahetati seda naisrotti, meesrott oli jälle endast väljas, on ju. Ja nad said aru, et nad võivad seda nagu naisrotti, kui nad seda naisrotti nüüd seal vahetavad, siis see mees nagu võib lõputult seksida, ta justkui saab seda energiat nagu täiesti pöördesse läheb, iga kord, on ju. Ja selle taga on niisugune nagu Coolidge efekt, mis tegelikult on meie baasvajadustega seotud. Vaata, meil on sisse programmeeritud see järglaste saamise nagu soov. Vaata isegi evolutsiooniteoorias. Ja, et see on nagu olemas ja kumb sulle nagu tõenäoliselt tundub mehena, et kas sa võiksid seksida 100 naisega või 1 naisega, et kumb toob sulle nagu rohkem järglasi, on ju. Et tõenäoliselt toob see, et seemendad ennast nagu mitmele poole, siis äkki mõni jääb ellu, on ju, kui see, et sa ühele ainult seemendad, on ju. Ja see on nii meile nagu sisse programmeeritud ja sellepärast nagu mehele tundub alati uus huvitav. See on see baasasi. Aga mis nüüd siis juhtub nagu pornot vaadates? Et siukene nagu täitsa faktiline asi, et kujutad ette, et tänapäeva mees võib, ütleme nii, 10 minuti jooksul näha rohkem paljaid naisi kui tema vanaisa eluaja jooksul. Saad aru? Jaa, absoluutselt. See on nagu see ja mis siis tekibki see, et kui mees nii-öelda vahib porri, on ju, ja ta võib ju neid naisi seal lõputult vahetuda, on ju, ja onaneerida lõputult ei saa, sest mingi hetk enam ei tooda juurde. Aga on samamoodi nagu see rott seal, on ju, kellel vahetatakse nagu neid. Et see on nagu tugev sõltuvus ja selle sõltuvuse miinuspool on, et miks ta siis seda teha ei võiks, on ju. Et ükskõik millise naisega ta koos ei oleks, sel juhul ega see naine talle pikalt ei meeldi, sest ta on harjunud vahetusega, ta on harjunud muutumisega ja siis loomulikult need, kes pornot vaatavad, teavad, et see asi läheb järjest nagu kinkimaks. Et algus vaatad tavaseksuaalvärki, siis juba vaatad seal mingit anaalvärki ja siis vahepeal hakkad ju igast imelik. See on nagu, ei ole nii, et see on nagu iga sõltuvusega, sul on järjest suuremat doosi vaja. Ja siis lõpuks sa vaatad sealt nagu ma ei tea, mis asja on ju, aga siis jõuad koju, aga siin kodus nagu seda asja nagu sellisel viisil ei ole, on ju, ei ole sealt 7 naist sul või noh, nii-öelda. Ja ta on natuke sarnane sellega, et nende lastega, kes mängivad hästi võimsaid arvutimänge, nende viis seda dopamiini saada on nagu see, et nad reageerivad ainult kõige tugevamatele impulssidele. Ja kokkuvõttes pornosõltuvus viib selleni, et see mees, kes nii-öelda porri vahib igapäevaselt või üle päeva ja vahetab neid naisi seal, ma ei usu, et ta nüüd ühte naist seal vaatab 15 minutit, ei, ta nagu vahetab neid, on ju, ja siis saab seda pilti ja seda pilti. Ta nagu nii-öelda nüristab oma dopamiini retseptorid ja ka mõned teised retseptorid ära ja pärast, kui ta nagu mingi rabas jalutab, siis ta nagu ei ole väga tore. Ei ole kuidagi nagu ilus. No, või ta läheb selleks nagu nädala aega, kuni ta nagu kõik maha rahuneb, et ta suudaks nii-öelda lihtsaid, ilusaid asju nautida. Või et minna koju ja vaadata siis oma naist, kes on võib-olla lapse saanud ja kes praegu ei ole kõige ilusam. Või noh, et need on siuksed kohad, kus ta nagu siis nüristab nii-öelda oma siukse nagu elurõõmu ära. Ja loomulikult ei olegi siin jälle seda, et seda kunagi teha ei võiks, kust kohast see sõltuvuse koht, kust see piir läheb. Ja minu ütleks muidugi, ma ei tea, mis sinu küll seisukoht on selle porno mõttes, et noh, üks asi on see, et sa neid naisi seal vahetad. Teine asi on ikkagi see, kuidas täna pornotööstuses seda seksuaalakti, noh, see ei ole ju tegelikult, seal ei ole tõelise läheduse ja connectioniga väga suurt pistmist. Et see, mida see teeb, mis on ka tõestatud ära, et noh, see seks lihtsalt omandab mingi täiesti teistsuguse mõõtme, ehk siis see seksuaalakt su ajus tekibki seos, et see ongi lihtsalt siuke räme nagu tampimine, mida seal pornos tehakse. Ja sellest on ka, isegi kui sa vaataks kogu aeg seda ühte naist, oletame, et sa leiad seal mingi obsessioni, meeldib sulle ainult see üks naine, siis ta ikkagist ei ole nagu päris elu imitatsioon või isegi asi sellest kas või teadlikust seksuaalsusest või tõelisest lähedusest, et see seks omistab sellise teistsuguse nagu mõõtme, et ma ei tea, mis... Et kui sa vaatad seda tavalist seksuaalakti seal, siis see ongi see, mida me nimetame tavaseksiks. Üldjuhul on seal mingid kindlad protsessid, keegi teeb keelega midagi kuskile, siis toimub seal seksuaalakt ja lõpuks on siis anaalseks, on ju. Ja see on kõik nagu hästi mehaaniline ja seal ei ole midagi nagu sisulist, sest see nii-öelda
teadlik seksuaalsus on see jäämäe alune osa, mis on vee all, mis on tegelikult sügav, vägev ja tiip, on ju. Aga meie nagu, ütleme nii, et tegelikult seksuaalkasvatus on ju pornofilmid. Kõik ju vaatavad seda, on ju mingi hetk. Ja seal ei ole mingit teadlikkust või sügavust või seal ei öelda, et naisele peab nagu niimoodi silma vaatama või teda hoidma või vajutama selliseid punkte, see ei ole nagu, seal on lihtsalt nagu mingisugune suht robustne akt, mis lõpeb suht ruttuga siis seemnepurskega ja seda me siis 14, 15, 16 aastane poiss vaatab ja õpib sealt, et nii see käib, on ju. Ja nii see käibki. Ja siis lõppkokkuvõttes ongi jälle see, miks probleem siis on. Probleem on see, et erinevad statistikad, mingi täitsa müstilised, mingi 70% naistest ei saa orgasmi umbes. Ma ei tea, kus ma nüüd seda usun või usu. Aga siis nendest, kes saab nagu, mingi 80% saab ainult kliitori orgasmi, siis keegi ei usu, mina ka ei usu. Nagu, täiesti absurdi statistika. Siis vahepeal on mingi statistika, ma ei tea, 18% naistest pole kunagi ühtegi orgasmi saanud, mis asja, nagu vabandage, iga viies ei ole siis üldse saanud. Ja need on nagu mingid reaalsed uuringud, on ju. No muidugi peab arvestama selle ka, et kui on tegu küsitlustega, on ju, siis see kirjeldab ikkagi inimeste hoiankuid, mitte reaalsust, sest sa võid küsitluses igast kägu ajada, on ju, et ei ole ilmselt nagu järginud neid. Aga pigem ma arvan, et naistel on siis isegi tabuteema, et küsimustikus võib-olla mõni isegi paneb, et olen saanud, kuigi ei ole. Et tahaks siis ühesõnaga jõuda nagu nende selle teadlikkuse tõstmisel sellel teemadel siuksesse kohta, kus seksuaalakt võiks olla sügav, mis tekitaks hingelist lähedust, mis areneks, mis ei oleks nagu selle sama hamburgeri söömine, vaid mis oleks niimoodi, mis areneb siia, areneb sinna ja oi, ma seekord tundsin midagi täiesti uut, oi, seekord ma nägin midagi täiesti uut, on ju, mõlemad näevad siis seda. See võiks viia sinna kohta, kus mees nagu suudab siis seda seksuaalakti niimoodi kontrollida, et naine suudab täielikult lõdvestuda. Ma ei tea, ütleme siis, et saada kas siis siukse G-punkti või emakakaela orgasmi, kus ta nagu peaaegu kaotab teadvuse. Pärast ütleb, et oi, ma ei ole kunagi tundnud midagi sellist, et mind niimoodi hoiti või nii sügaval käinud, et võiks ju olla igas suhtes midagi sellist. Ja, absoluutselt. Ja siis, teine pool on siis see, et mees võiks osata naist hoida just nagu, et kui tema emotsioonid lappavad ja õppida siuksed baasparameetrid. Ma arvan, et paljudele meestele on endiselt uudised, et kui naine tuleb midagi kurtma, siis ta ei vaja nõu. Üldjuhul ta ei vaja mitte mingit nõu, ta vajab seda, et ta lihtsalt ütleks, et sa tunned ennast niimoodi või? Tohoh! Ja siis vaatab, et probleem on läinud, et siuksed baasasjad, mingi enamus inimesed ei tea neid, et just suhtluse pool. Ja siis lõppkokkuvõttes ongi, et kuhu ma siis selle asja suundun, et ma olen väga egoistlik inimene. Ma tean, et ma ei suuda üksi õnnelik olla, kui mul siin kõik ümberringi on, ei ole õnnelikud. Et kui ma olen ükses nagu seltskonnas või riigis, mille heaolu ja suhted on head, siis mul endal ka parem olla. Ja mul on tunne, et mul on need teatud võtmed, mis siis saavad väga paljude massiliselt suurelt nende väikeste lihtsate praktiliste nõuannetega ja mõne 2-4 tunnise seminariga anda niisuguseid võtme niisuguseid punkte edasi, mida ma olen 14 aastat õppinud ühe ja teise nurga alt või mingid niisugused lihtsad asjad nagu ütleme niisuguse intiimse kohtumise reeglid. Paljud nagu enne esimest seksuaalsuhet või nagu energiakäima võiksid nagu maha istuda ja rääkida korraks, kas sul on sellega seotud mingid hirmud? Kas sul on täna õhtul mingid piirid siin, et äkki sul on mingid lubadused teistele kellelegi antud, on ju. Aga mis on su soovid? Tegelikult see on 7 sammu, mida võiks alati enne nii-öelda kellegiga magamist korraks läbi rääkida. Tundub küll piinlik, äkki ma rikun vaibi ära. Aga tegelikult peaks küsima, kuule, kas sul on olnud suguhaiguseid viimase, ma ei tea, üldse või? Ja kui kellelgi on, siis peaks sellest ikkagi rääkima ja peaks ka küsima, et kuule, millal sa viimati testisid, on ju piinlikud lood, on ju, et siukest asju peab küsima. Tegelikult peab sellest läbi hingama ja küsima need küsimused ära. No tegelikult, mis see teeb, on see, et see ju tegelikult lähendab. Et see on lihtsalt selline nagu mingi harjumus meile, et issand jumal, mis nüüd saab, äkki ma rikun ära, aga tegelikult see loob ju palju mõnusama ja turvalisema ta loob turvatunde ja just see on, et mehed, kes õpivad seda tegema, alguses kuidagi imelik seda alustada, aga pärast naine on kogu see pinge, mis õhus on, kaob ära ja tekib, ega ei saa ju sügavale minna nagu usalduses ja turvatundes, kui ei ole seda usaldust. Füüsiline akt, kui ei ole usaldust, siis see ei vii väga kuskile, aga mis tekitab usaldust, on ju? Teod ja jutud või nii-öelda see, kuidas me räägime omavahel,
nii et ma arvan, see on ka väga palju see pool, mida siis nagu suhetes ära ei kasutata, see on lihtne nagu rääkimise koht. Peabki tegema workshop'e, kuidas omavahel rääkida. Ei osata niisuguseid asju, on ju. Jah. Aga me nüüd kuidagi nii sujuvalt läksimegi kogu selle seksuaalsuse teema peale, aga kas ma saan aru, et see ongi see, mis on sinul siis täna fookuses ja see on see, millega sa tegeled ja kas sul on mingid nagu töötoad ja ma saan aru, et sul varsti tuleb raamat välja sellel teemal? Et ma olen siis nüüd juba 4-5 aastat andnud neid selliseid seminare, kus siis tavaliselt on 20 meest, mul on meestejutud 1 ja meestejutud 2. Meestejutud 1 keskendub siis nendele baaspraktikatele, kuidas seda energiat siit üles tõmmata ja siis vastavalt oma nagu individuaalsusele seda seemnepurske tihedust vähendada ja jõuda siis nii-öelda niisuguste multiorgasmilaadsete kogemusteni. Ja samas, kui seda praktikat tehes, siis ka tunda vitaalsust ja hakata nagu vaikselt aru saama, et tegelikult nagu 10 minutit 90% mõnu on parem kui 5 sekundit 100% mõnu, lihtsalt baasasjad. Ja siis teine seminar siis räägib rohkem sellest, kuidas suhestuda naisega. Seal ma räägin lahti naise 11 erinevat orgasmi, mida kui tundub täiesti ulme number, aga tegelikult on täiesti võimalik. Ja rohkem siuksed nagu polaarsused, sisemine mees, sisemine naine. Mul on meestele 2 seminari ja naistele siis siukene 1 seminar, kus ma siis pigem olen mõlemad praegu kombineerinud. Ja siis ma olen lõpetamas praegu teadliku seksuaalsuse raamatut. Mis siis nii-öelda võiks anda inimestele vähemalt need niisugused baasteadmised kätte, mida on võimalik raamatuga anda. Ja siis nendele huvi on, et saavad siis kuulata edasi kas minu siis online seminare või siis tulla füüsiliselt kohale, et jõuda ikkagi nagu nendesse kohtadesse, sest ainult teadmistest ei aita siin. Kahjuks ei aita. Ja see on ainult praktika, selles mõttes lõpuks. Lõppkokkuvõttes on praktika, see praktika ei ole väga keeruline, see võtab 5-15 minutit päevas, no algus võiks olla 15. Nii naisel kui mehel on ju teatud praktikad ja tulemused hakkavad tegelikult tulema alles kuskil 6 pärast, et see võtab nagu aega, aga no nagu iga asjaga tegelikult see kannatlikkus ja see järjepidavus on väga oluline. Nii et see on see koht, mis on praegu tõmmanud viimased nagu paar aastat mul nagu fookuse paika, sest oma nagu isiksuse tüübilt mul on see, et ma tahan kuidagi jagada. Kui ma ei jaga, siis ma närtsin ära. Kui ma midagi uut õpin, siis ma jagan ja see on see koht, ma näen, et kuigi ma tegelen ka nagu näiteks väelauludega ja ma teen seda kindlasti edasi, korraldan väelaulude õhtuid, aitan inimestel oma häält avada, siis see on see koht, kus on kõige rohkem seda pimedat kohta, kus ma nii-öelda reaalselt nagu 4 tunniga saan anda inimesele midagi sellist, et ta pärast nagu, ta elu on natuke teistmoodi, ta suhe on natuke parem, tal on natuke rohkem energiat. Ja võib-olla pooltel toimub see muutus nagu hästi võimsalt ja siis teistel võib-olla nad peavad kordama tulema või paljud mehed tulevad aasta aja pärast uuesti, sest praktikad jäävad soiku, on ju. Et kuna minu eesmärk on human designis generaatoriga, üks asi on see, et kutsub, on ju, see energia lihtsalt kutsub ja teine asi on lihtsalt loogiline, et selles kohas on nii kaua olnud seda teadmatust ja praegusel hetkel, kuna ma olen selle 15 aastat sellega tegelenud, siis ma lihtsalt olen Eestis üks kõige nagu kogenumad sellel alal. Kõige rohkem teinud läbi üle maailma seminare ja võib-olla kõige rohkem lugenud erinevaid raamatuid. Kuigi Eestis on ka olnud üks mees veel, Ingvar Lohaäär, kes on selles väga tiipi läinud ja ilmselt sa ei ole seda oled sükust... Ei ole kuulnud. Mees on kirjutanud mingi 14 raamatut tantrast 90-ndast alates ja ühte ta raamatut müüdi 50 000. See tundub täiesti ulme. Eestis. Nii et tema väidetavalt omal ajal tegi juba seksuaalrevolutsiooni ja ilmselt avaski meie vanematele, 90-ndatel meil on natuke liiga noored on ju, aga avas seda teemat ja ma olen lugenud enamusta raamatuid läbi ja sama jutt, samamoodi ta on uurinud taoismi, on uurinud tantrismi, on ju, ja ta läheb natukene rohkem esoteerikasse, mina olen proovinud oma nii-öelda õpetustest kõik selle liigse esoteerika maha võtta, me ei palveta mingi Shivale või Shaktile, selles mõttes on ju, me räägime puhtalt naisenergiatest ja et see asjad on väga palju praktilisemad, aga et kellel on huvi, siis ma soovitan tema raamatuid ka lugeda ja uurida. No eks see lõpp-point on ikkagi see ka, et seda infot võib-olla ongi ja seda kättesaadavust see raamat, aga lõpuks on ikkagi see, et kes seda päriselt siis ikkagi teeb ka, on ju. Et mingis mõttes on hästi äge, et sa teed neid koolitusi ja seminare, on ju. Et tegelikult see võib olla väga toetav, et ikkagi teiste meestega oled koos ja võib-olla saad veel pärast jagada, et see tegelikult toetus on. No meil on tugigrupid ka, me alati loome pärast seminari 2-nädalase praktika ja siis meil on Facebooki grupp, kus me siis jagame ja peegeldame ja kuidas läheb ja
ja siis ma korraldan väeraagreid ka, alati seal on see seksuaalne element ka sees, nii-öelda me teeme neid praktikaid, aga kuskil tavaliselt 2-3 korda aastas mul on meestele väeraagrid, kus me siis saame meestega kokku ja loome siukse nagu mehe usalduskeskkonna ja paljud mehed avastavadki, et enamjaolt on sul 1 või 2 sõpra, aga et see, et sa kambakesi koos oled ja tunned siukest vennastumist, nagu ühist väge ja siukest jagad, muidu on kõik mehed oma muredega üksi, naised nagu latravad rohkem, nad julgevad jagada sõbrantsidele, aga mehed nagu on hoidnud mingeid asju nagu nii kaua enda sees, on ju, et kui nad avastavad lihtsalt, et teistel meestel on ka sarnased probleemid ja mured, siis nii palju nagu nii-öelda koormat langeb õlgadelt. Ja lihtsalt rõõm on näha, et kui kellelgi tekib mingi kergendus või elu hakkab voolama, et ei pea enam punnitama, et tihti peale ongi see, et mulle endale pakub see rõõmu, kui ma näen, et kellelgi teisel läheb hästi. Ja mulle tundub, et need sinu väelaulud tegelikult ka natuke toetavad seda kogu nii-öelda seda teadlikkust ja isegi ma ütleks teadlikku seksuaalsust, sellepärast et sinu väelauludel olles on ikkagi ka see vibratsioon ja energia on kohe alati nii palju kõrgem, et kui sa juba üldse toetad enda elu neid selliste praktikatega ja teadlikkusega, et mõist on äge, et sul on nagu mitu asja, mis üksteist toetavad. Ja teised huvid on veel see disk, personaalimudel või isiksuse tüüpide mudel ja siis human design praegu, millega mis väga tõmbavad. Et just need human design ja disk ja 5 armastuse keelt ja 5 intiimsuse keelt on niisugused nagu must asjad suhetesse, paaris suhetesse, sest põhiprobleem paaris suhetes on see, et me pakume teisele seda, mida me ise tahame. Baasvärk ja ikka pakume. Nii jabur, nagu sulle meeldib mulle meeldib tatrapuder ja sulle meeldivad makaronid ja siis ma ikka 5 aastat hiljem topin sulle seda tatraputruse nina alla. Nii lihtne see ongi. Inimesed peaksid õppima selgeks erinevate mudelite järgi, kes oled sina ja kes olen mina, aksepteerima seda ja siis pakkuma üksteisele seda ja kasutama neid plusse ja miinuseid, mis seal on ju. Et need on minu meelest ongi, et kui sa oled ikkagi suhtes, esimene asi mine diski, teine mingi human design läbi, vaata 5 armastuse keelt läbi, sest see on nii lihtne, ühele meeldib kiitus, on ju. Mul oli ükskord alles paar aastat tagasi see suhe, on ju, kus minule meeldivad sõnad, on ju. See on see words of affirmation. Kui sa mind kiidad, ütled väga tore, siis mul on alati. Ma ei pruugi reageerida, ma võin tuima näoga olla, et tegelikult mulle väga meeldib. On ju. Ja siis, kui ma olen ise selline, siis mõtlen, et tahan teisele ka pakkuda ja kiidan teist, on ju. Ja ta vaatab mulle nagu reaalselt kalanäoga otsa ja mõtleb, mis asja sa räägid nagu. Miks sa mul jaurad siin? Ma ütlen, ma armastan sind. See on mingi aastaga hiljem ikka ma üldse ei tunne, et sa mind armastan. Ja siis teeme testid ära ja vaatan, et tal on words of affirmation 5 nagu. Üldse ei loe. Temal on olulised hoopis teised asjad. Ja nii me pakume siis oma pikkades suhetes kogu aeg nagu seda valet asja. Ja ikkagi on rõõm jah, et kui inimestel nii-öelda ükskõik millised suhted on. Teine asi on muidugi see, et kõik arvavad, et siin, et kas monogaamne suhe või keegi ei olegi nagu reaalselt uurinud, mis suhe neile tegelikult meeldib, sest selleks, et nagu tegelikult aru saada, peaksid sa erinevaid suhtevorme uurima, proovima ja vaatama, mis sulle sobib. See on ka teine asi. On tegelikult indiaani süsteemide järgi on väga head kohad, kus kirjeldatakse lahti erinevad suhte võimalikud vormid. Ja mulle näiteks sobib committed open relationship. See ei ole mingi polügaamia või mingi asi. See on niisugune, et ühel naisel olen pühendunud ja täieliku läbipaistvusega seal võib olla mõlemal mingid välimaale sõites või ükskõik kus kohas erinevaid suhteid, aga kõik on läbipaistev ja kõik on vastu võetud. Mulle näiteks sobib see, on ju. Ja seal on erinevaid liike ja ma tahaks, et kõik inimesed nagu vaataksid läbi, et mõni ajab nii-öelda nagu mudeli järgi mingit vana vagu, üks on tegelikult vajab nagu palju avatumat suhet ja arvab, et nüüd ma pean see monogaamsus olema, teine on vastupidi. Mõni proovib siin kõikidega olla, aga tegelikult tal sobib see monogaamne suhe, et see tuleks nagu välja uurida. Ja ma arvan ka, et siin ka on jällegi see teadlikkus ja avatus nii oluline, sellepärast, et võtta see inimene, kellest sa räägid, et surun seda monogaamsust, no mis juhtub? Mis sellises suhtes juhtub? Alati tavaliselt petmine. Exactly. Sa lähed ja petad, selles mõttes, et sa teed kõige valusamat asja, mida sa üldse saad. Ja siis kaotad kogu usalduse ära ja siis on kõik läbi. Aga mitte isegi nagu ainult teise inimese, vaid sa ka isegi enda vastu kaotad usalduse ära, sest mida see enesehinnanguga teeb, kuidas see sul inimesena mõjub, ega sa ei tunne ennast ise ka hästi. Et see on tegelikult nii oluline, et inimene jõuaks ise endani, et saakski aru, mis see on, mis mulle sobib. Et see on nagu hea point, jah.
aga tead, mul tuleb natuke läbi, ma tahaks korra, et siit tuleb hästi palju läbi, et sa tegeled meestega ja meeste jutud, on ju, no see korra mainis, et sul on naistele ka see üks seminar, aga kas sa ikkagi nagu kuidagi naiste seminare on ka, naiste seksuaalsused, mis see, kas sa naistest räägid ka, kas naistel on ka mingi siuke teadlik seksuaalsuse pool, mida nemad võiksid kuidagi? No esiteks mul on see seminar on ju, naiste jutud 1. Ja... Aga mis on naiste põhiteema? Me meestest siin natuke nüüd oleme rääkinud, on ju? Et... Jaa, no naiste põhiteema, kui niimoodi, kui ma vaatame seda baasasja, siis mees on nagu tuli, naine on nagu vesi, on ju. Ja naistel on pigem siuksed nagu teemad, et on siuksed avamise teemad, kui mees on siukene rapsi või tuleb ruttu ära, on ju, siis naistel on ikkagi niuksed teemad, kus neil on vaja erinevad kehaosad ka seestpoolt nagu lahti masseerida vaikselt tasapisi, et siukene avatuse koht on, et see on see koht, mida nad saavad ise teha ja kus tihtipeale on takistused, sest ütleme füüsilise näite, et toimub seksuaalakt ja siis on mingi, oi, sealt kohast on mul valus, ärme seda enam tee. See ei ole see koht, kui sa oled armastavas suhtes, siis on see, et läheneme sellele olukorrale vaikselt, aga sest naise tupp peaks olema seest nagu, seal ei tohiks olla mingit valusat kohta. Ta suudab sünnitada ka ilma valuta põhimõtteliselt, no mõtle, kui suur see on. Ja peaks jõudma sellisesse kohta tasapisi, kus ei ole kuskilt valus, on ju. Aga tihtipeale on just see, et oi, et sealt on valus, ärme seda puutu, ärme seda traumat lahti, ärme seda ära puhasta, on ju. Et seal on need kohad, jah, mis vajab näiteks enamjaolt mehe oskus on teha nii-öelda oma partnerile joonimassaaži, on ju. Rahulikult, mille käigus tavaliselt naine kas nutab, võib-olla ta naerab, siukene avamine, sest tihtipeale see naiste nii-öelda mitteorgasmide saamine on see ka, et seal muidugi baas on see, et ei usalda, kui ta meest ei usalda, siis ta ei saagi nagu kuskile jõuda. Ja siin on jah, see ajaline piiratus on just see asi, sest tegelikult siukene sügav avanemine saab toimuda ajatusruumis, on ju. Ja siin me jõuame jällegi selleni, et kui ta tead, et su mees tõenäoliselt 10 minuti jooksul ära, kus see ajatu ruum siis on, on ju. Et see ongi, käibki nagu käsi käes. Et siin on natuke niisugune ebaaus olukord, et kui mees õpib täielikult kontrollima oma seksuaalenergiat, liigutama seda, muutma, siis ta tõepoolest võib võtta ükskõik millise naise ja võtta temaga imelise öö. Aga kui naine õpib kõik asjad selgeks ja talle satub ikkagi see 5 minuti mees, siis tal ei ole ikkagi midagi peale hakata. On ju. Nii et naistel, mingites, ma mäletan, et näiteks tantristlikes pühakirjades öeldakse seda, et naine on loomult tantrist. Et kui talle need asjad siin ette visad, siis tal on kõik väga loogiline. Ükski naine enamjaolt ei vaidle vastu. Võib-olla mõni, kes on nagu võib-olla kliitori orgasmi sõltuvuses, hakkab siin mingi miks ma seda saada ei või, aga seal ka seletakse lahti, et jällegi, kas sa tahad seda väikest teravat saada või kujuta ette, et sa oled mehega voodis, sa lahustud ära. Sa oled nagu vajud lihtsalt mingisse sügavasse naisookeani ja siis kas oled sellist asja kogenud, kas sa tahaksid, et see makes ka sense. Aga jah, mehel on vaja teha siin küljest nagu palju praktikaid. Aga naine saab meest toetada. No ja mul on siuke tunne, et ega paljud naised ka ikkagist ei julge oma meestega seda jagada, sest me naistena ju teame, mida me vajame. Enamus naised ju teavad, et mul on vaja natuke pikemat eelmängu või mingit nagu õrnemat ja vaiksemat, aeglasemat lähenemist, aga millegi pärast seda nagu ei väljendata. Et kuidagi nagu lepitakse sellega, mis on. Jah, see ongi, et talle meeldib see kiir ja mulle meeldib see ja samas siin on ka, et ega mingi kähkukal midagi viga ei ole. Selles mõttes, see ei tohiks lihtsalt olla iga kord. Aeg-ajalt on sellel asjal oma koht, aga üldjuhul peaks ikkagi olema midagi nagu tiibimat või vähemalt aeg-ajalt midagi tiibimat siis on ju. Sest erinevaid nagu tahke välja tuua ja just see, et partnerite vahel tekiks siukene sügav usaldus. Ja. Aga kas naistel on ka nagu mingid asjad, et me räägime väga palju, et mehed õpivad nii-öelda naise keha tundma, aga kas see on vastupidi ka, et naine õpib siis neid praktikaid või mingeid tehnikaid, kuidas meest paremini rahuldada või kuidas meest energeetiliselt kuidagi seksuaalselt siis rohkem tundlikumaks teha või mingit siuke aspekt? Energiat saab muidugi nii naine kui mees üles nii-öelda tõmmata ja kui naine näiteks õpib ära need samad asjad, siis ta teab, et võib-olla ta tunnetab juba, mees hakkab jõudma oma piirile, aga ta hakkab hoopis mehe rinda masseerima. Sest sinna, kus läheb tähelepanu, sinna läheb energia. Ja võib-olla ta õpib nagu mingid teatud punkte ise mehel vajutama, et energia hakkaks voolama. Et siukseid asju on kindlasti võimalik õppida ja
mehe kahjuks see intiimosakond on palju nagu primitiivsem kui naisel. Kui me vaatame kas või mingeid närve või kui palju, sest naisel on tõepoolest, mehel ei ole ühte teist erinevat orgasmi. Mehel saab seal heal juhul kuskile võib-olla 5 erinevani, kui me võtame sealt mingid sellised kummalisemad nagu eesnäärme ja siis süva anaalorgasm, aga muidu on lihtsalt nagu seemnepurskega, seemnepursketa või noh, on ju, et seal ei ole nagu, kui naisel on reaalselt erinevatest punktidest erinevad orgasmid, mida erinevad kultuurid kirjeldavad sama asja, on ju, siis ühesõnaga kindlasti on neid asju ja üks võib-olla niisugune kummaline teema on see, mida nimetatakse deep throatinguks ka, on ju, et see on üks asi, mis kummalisel kombel pakub küll mehele väga suurt mõnu, aga kuna naisel on kurgus punkt, mis reageerib tema G-punktiga, siis ma saan öelda seda, et kui naine õpib selgeks päriselt deep throatingu, siis on temal rohkem mõnus kui mehel. See on nii kummaline, kui ei oleks, on ju. Ja see on nüüd üks asi, mida iga naine võiks selgeks saada, sest ma ütlen, sa ei pea meest õppima rahuldama, vaid ma ütlen sulle, et siin on reaalne punkt, kui sa suudad seda kõri avada ja lõdestada sellisel viisil, siis on sul võimalik nii-öelda meest rahuldades ise saada tohutuid orgasme. Ja see on üks niisugune huvitav aspekt või huvitav nurk, nagu, mida saab igaüks teha ka ilma meheta. Sest seda saab ka teha muude vahenditega, sest see on niisugune kõri lõdvestamine. Võib-olla kogenud mehega, kes suudab samal ajal masseerida siin kaela, võib see kiiremini minna, aga praegu ka Eestis ma olen kuulnud, et naised saavad kokku ja õpivad seda. Et see on näiteks üks kindel asi, mida saab teha. Üks teema tuli veel. Et kui keegi kuulajatest on täiesti uus selles teemas ja tegelikult üldse väga võtabki seda seksi nii nagu ta on ju, et võib-olla paar korda porri vaadanud ja isegi ei oska midagi muud oodata sellest seksist, et praegu on mingi täiesti uus uks avanenud. Et mis sa ütleks, et kust võiks alustada seda teekonda? No kui võimalik on kõige lihtsam tulla minu kursusele. Kui ei julge või ei saa või mind ei ole, siis teadlikseksuaalsus.ee on, mu sõber Mait on teinud sinna online kursused. Need on väga head baaskursused, kus sa saad niimoodi, et ei pea teiste inimestega ühte ruumi minema, hästi privaatne on, saad ise kodus uurida, et tasub läbi vaadata, hästi mugav ja lihtne nagu läbi kuulata. Et kindlasti on sellel teemal ka palju raamatuid, mingit väga ühte konkreetset ei oska soovitada, neid on väga palju. On ju. Et pigem võib-olla seada endale taotlus üldse, kui ma ütlen, millest alustada. Sea omale taotlus, mida sa tahad. Vaata oma nagu seksuaalelu üle ja ole nagu aus. Soovin rohkem naudinguid. Ma ei tea, kui oled naine, soovin, et mees rohkem vastu peaks. Soovin, et mul ei oleks siit valus. Või et vaata, mida sa tegelikult tahad. Soovin sellist, oled vaba. Soovin sellist suhet, kus see nagu seksuaalsus areneks ja kasvaks. Soovin sügavat intiimset lähedust. Et vaata üldse see koht välja nagu mida sa soovid, mida sa vajad ja alusta sealt. Nii et taotlus on kõige olulisem ja siis sa leiad ka need vahendid. Nii et ja võid mulle ka, kui ma olen Eestis, siis ma annan privaatkonsultatsioone ka. Tahad, et ma räägiks sulle üks-ühele ja sa võid otse mulle rääkida, mida sa vajad. Nii et saame teha väga konkreetseid praktikaid. Ja teine asi oli see, mis ma rääkisin, mulle tundus, et kas algajad peavad üldse midagi teadma sellest mingi energiast, et me räägime siin sellest, hästi loomulikult tõmbad energiat üles, nii et ma arvan, et mingi teatud inimeste jaoks võib olla täitsa mingi kosmos on ju, et mis energiast ja et mis sa ütleksid sellisel juhul, et kas on okei, kas sa pead midagi sellest teadma, võid olla täiesti rukki, mitte midagi ei tea, aga et ei pea muretsema ühesõnaga. Sul ei pea mitte midagi sellest teadma, miks, sest need teatud harjutused, mida me teeme seal kursusel, need teatud hingamisharjutused, no sa kindlasti tunned see energiat. Kui ma lasen sul neid harjutusi teha, siis sa tunned, et su kõri hakkab surisema, su pea hakkab surisema ja kui suriseb, siis sa võid mõelda, et ilmselt ikkagi on mingi energiaga tegu. Nii et teha otseselt, sul ei ole vaja mitte mingit eeldust või uskumust sellel teemal, et sa saad nagu omal nahal enamjaolt tunda selle efekti. Sest me hakkamegi lihtsalt kehas liigutama energiaid ühest kohast teise. Ja. Ma arvan ka, et ma lihtsalt tahaks ka, et inimesed saaksid selle nagu enesekindlus, et sa ei pea tegelikult sellest mitte midagi teadma. Ja võib-olla seda õigem koht ongi üldse seda teekonda alustada. Parem ongi, kui ei tea, sest muidu on varem võib-olla see, et on tekkinud niisugune see nagu teadlikkuse auk või et oled läbi lugenud juba 7 raamatut, ma tean küll, aga milliseid tulemusi sa saanud olen, mitte midagi ei ole tegelikult teinud, et võib-olla on just vastupidi, et kui sa oled nagu täitsa puhas leht, siis mul on olnud
mitu sihukest meest, kes mitte midagi ei tea ja on saanud kõige rohkem tulemusi. Sest neil puudub see nagu arvamus sellest või tollest, nad võtavad selle kohe naksti, et keegi tuli mulle juba, kuule, ma sain mingi vähemalt 8 minti multiorgasmi, mingi 10 päeva pärast seda, kui ta nagu hakkas praktikaid tegema. Noh. Jaa. Väga vinge. Jah. Aga siia lõppu üks küsimus, mida ma kõikide oma külaliste käest nüüd küsin, et kuna podcasti nimi on No Limits, siis mida tähendab No Limits sinu jaoks? No Limits. No minu enda mõttes tähendab seda, et tegelikult ma nagu elangi justkui oma mõttes nagu mingit No Limits elu. Aga tegelikult mingid piirangud ikkagi on ja täis vabadus valida ja mitte valida kõike seda, mida sa tahad ja mida sa ei taha. Ja minu jaoks tähendab seda valiku võimalusi, aga just see mitte valida nagu erinevate asjade vahel, vaid kõige olulisem see, et vahel ka mitte valida. Et nagu vaadata sellest välja. Et võimalikult palju piiritust ja avarust. Ja seda ma soovin kõikidele ka nende seksuaalsel teel. Väga ilus, Tom, aitäh sulle. Aitäh, et sa tulid, aitäh, et sa jagad oma teadmisi ja aitäh, et sa üldse inimestega nii süüralt ja südamest tegeled ja tahad, et kõik kogeksid seda ultimate joy'd. Aitäh sulle ka, Alice. Ja aitäh meie kuulajad, kes te olite meiega ja palun olge nii head, kui see teema kõnetas, siis jagage seda ja saatke oma sõpradele, kui teil tundub, et keegi võiks sellest teemast rohkem kuulda. Aitäh, et olite meiega.